siis tulnud autogala raames testima erinevaid autosid. Päev tuleb pikk, kell on praegu hetkel mingi 9 hommikul, siis umbes kella 3-ni sõidame, vahepeal oleme käimas Koho restost läbi ja vaatame teile palju, siis saame tegelikult siis video näol ka videosse tuua, mis me teeme ja kuidas meil päev läheb. Peaksite justkui 10 masinaga tutvust tegema, aga 3 tükki on neist dubleeritud. Ehk siis erisused on siin Toyota ja Dacia ja seal Audi ja BYD. Tundub mingi auto praegu välja, lähme aga peale ja paneme siis tulde. See on Kia EV3, mis on ka tegelikult selle aasta maailma auto võitja, ühesõnaga, mis on siis igalt poolt kõikide hääletustulemuste best of the best. Väga palju ruumi on siin sees, vaata lähemalt rahulikult. Siin on huvitav asi on see, et see keskkonsool on hästi madalal ja tänu sellele annab sulle väga mõnusat jalaruumi juurde. Huvitav lahendus on ka see, et sul ei ole siis tegelikult mitte nii-öelda laegast seal keskel nii-öelda, vaid on sul mingi plaat. Esimest korda näen, väga huvitav. Saad süüa mugavalt autos. Jah, just. Väga mugav auto oli, mahukas, ruumikas ja täpselt siuka, mis ma ütlen, sobib ka igasugusele perele. Pakiruum on ka, pigem mahutab. Ütleme juba 2 või 3 kotti. Ja mis siin veel rahulikult pistikuga saad laadida. Igal pool, pane järgi ja liigud edasi, väga mõnus. Ja taaskasutatud materjali oli 28,5 kilo on siis taaskasutatud plastikut. Nii et väga hea masin. Ühe auto võrra edasi. Jah. Kõik lähevad ühe auto võrra edasi, siis meie lähme... Me tulime siit, me lähme nüüd siia. Ekraan on küll mul põlves. Ekraani nukker. Ei no... Ta on jah kuidagi, ta on hästi siukse... No nagu 3-ne BEM, siuke nagu väga sportlik. BYD Seal, mille kiirendus 0-100 on 3,8 sekundit. Tema on siis nii-öelda antud autodes kõige sportlikum. Ta sisu meenutab, minu meelest oli Mercedes S-klassi siukest lõiget. Hästi mugavad istud olid sellel, liikus väga hästi, suur ekraan, mida saab pöörata, sportlik sisu ja hästi, see auto märksõna ütlekski, et sportlik. Et selle kiirenduse ja asjade puhul jube mõnus. Arvuti mängus on ju siuke. Aga niimoodi õpistad siin. Oho, nii, kas see on meil siis teistsugune natukene. Pagassi mahub ka tegelikult asju ära. Tagant näed ka. Väga sportlik. See on nagu rajaauto juba, rajasuunitusega auto. Aga sobib väga hästi linnas käimist ka. Nii, selline oli meil BYD Seal. No nii, me saime Audi. Yes. Ja see on siis Audi A6 e-tron, mis on siis ka nii-öelda täis elektriline. Tal on ikkagi Audil omapärane luksus, mugavus, kvaliteet. Seda sa tead sellest, et on hästi mõnus oli sõita ja üks vähestest masinatest, millel on ka tegelikult elektriautole, nii-öelda bensiiniautole omapärane heli või hääl. Nii et see on ka sellel Audil täiesti olemas. Sõidab küll elektriautoga, aga teeb ikka häält ja möörgab. Nagu ikka, teeme pagassi kontrolli ka. Siin on just olemas kleepsud asjad. Ruumikas, mahutab hästi ja väga huvitav omapärane oli. Tada! No, võid panna. Tundsime, et meil on päiksega natukene palju. Hakkame siit ära. Ja enne me mainimata ka see asi, kuna ukselingid ei ole liigutavad. Lugu. Midagi ei... Link puudub. Link puudub, jah. Ma arvan, see on üks tuleviku variantidest. Jah. Jõudsime ka Koho mere restosse.
kus siis nüüdseks oleme siis 3 autoga sõitnud. Hetkel saime siis proovida BYD-d, saime proovida Kiat ja Audit ka. Aga tegelikult on meil see, et on meil hulnik autosid ees, millega peame sõitma. Hetkel saime pildid tehtud, nüüd saame korraliku kõretäie sealt, kõhukinnitust nii-öelda ja siis hakkame lõunapaus ja testime ka teisi masinaid. Nüüd lähen vaatame. Siin ma vaatasin, et sa oled tuli head või? Rohelise Renault juures, et kas see oli see, mida sa valisid või? No tegelikult mulle sinna poole läheb. Sa oled ikka Kia mees. Me peame testima veel. Me saime sealt sellest, nii-öelda kui me Tartus käisime, seal oli ka näha, et sa oled ikkagi Kia mees. Sealt sai Kia pisiku külge. Aga Škodat peab veel testima ja Audi oli ka mugav, nii et ega vaatame, näeme veel. Sõidab, ei. Sport. Ossa! Ikka oli tõmmet tunda. Ja pigem on. 210 kilovatti. Sport on peal. Nii, linnaala on läbi ja ossa! 90 pealt on ju. Nii, sõidame siit järjest. Lasen autod mööda, kui ma video peal. Ma panen täiesti põhja, vaatame, mis ta teeb. Täiesti põhja, saab nii. Emergency braking läks peale. Vaat. No, pidurdas küll nagu. Ei olnud kõige hullem. Mingid jutid maas. Teed iga autoga siuke break testi. Ta käib, no muidu on mugav auto, pole midagi öelda. Aga tal on kuidagi see osa on siuke ka. Nagu seda on liiga palju. Natukene võiks veidi võib-olla lähem olla. Škodal omapäraselt on ikka iga ukse sees on siis vihmavari, taga palju lisafunktsioone. On mugav täitsa. Nii, see peaks olema neist siis siuke sportlik. Istmed on juba siuksed hästi midagi korvis. Nii, tal on 61% akut järgi, saab 205 kilomeetrit sõita. Eks pigem, kuna ta on väiksem masin ka, siis väiksema aku mahutavusega. Peaks olema siuke sportlikum. Nii, valmis. 90 pealt jälle. Piduri test. Vaat, siin ohutuled läksid ka tööle. Nii, nüüd on meil roheautodega sõidud tehtud. Viimasega just tulime siit Renault 5-ga, mis on tegelikult siis kunagise siis vana Renault järgi tehtud. Väga siuke väle, nobe, mõnus väike, kompaktne. Ta on seest hästi sportlik, mugavad istmed ja ta sisu on siis ikkagist võrdlemisi siis nii-öelda modernne. Ruumi oli autos, hästi mõnus oli liikuda, pidurdab hästi, kihutab hästi. Mis tal veel? Vaatame, kas siia vaba. Siia mahub ka. Golfikott peaks ära mahtuma. Ja kui elekter saab otsa, siis alati saab kütust lisada, nii et ei ole hullu midagi. Ja selline on lihtne auto, mõnus, mugav. Ja ma saan täiesti aru, miks ta on siis ikkagist väga praegu nii-öelda hinnatud ja valitud auto. Nii et tulge, minge City Motorsisse, proovige järgi, saate rahulikult minna testima ise ka. Kõrge auto tunne on ka. Ta on hoopis teine asi, kohe istuda siin. Aga see oli diislikütus ja biodiiseli kütus. See on 2,8 liitrine, nagu mulle tundus, ja kui ma eksis, 151 kilovatti. Sellel on kõik. Kiired käigud, aeglased käigud, 4 vedu, lukustatavad difrid, vahekast, asjad. Et sellega võid isegi ronima minna. See peaks olema siis nii-öelda Länkariga samas klassis või? Dacia Bigster. Bigster, jah. Selle kohta ei jõudnudki vaadata üldse, mis ta on. Kuule, tead, mis ma nüüd praegu panin tähele? Sellel on samasugune sisu, nagu on Renault. Täpselt sama disain, kõik on sama. Muusika käib täpselt samasugune selle pealt. Need on samad ja see ongi, ta on seest nagu Renault. Seal on mingi Dacial ja Renault on mingi seos midagi või? Mina ei tea. Peaks olema. Pole kursis. Peaks olema. Nii, kas sa oled break-testiks valmis või? Võtan.
võtad kinni. Kinni. Nii, tähelepanu, valmis olla, läks. See oli praegu nendest masinites minu meelest kõige parema pidamisega. Nii et ja sama nagu Renault. Aga mina ütleks, et praegu Peakster võitis piduri testimise. See on ikkagi midagi täiesti teist. Kui Landcar oli 2.8 mootoriga, siis see on praegu 1.8 ja mitte diiselmootor, vaid bensiinimootoriga. Tal on ka elektrimootor. Ega bensiinimootor teeb 80 kilovatti ja elektrimootor 24 kilovatti juurde sinna. Automaatesivedu, mis siin veel on, vaatame kohe see ruumikas, mõnus auto, mis on... Laske midagi see auto. Laske midagi selle auto kohta öelda. Selline on pult. 4 nuppu, päris suur pult, aga... Ei, no mõtled seda, et mis see Dacia kunagi oli, siis see Dacia ei ole enam see, mis ta ennem oli, sest Dacia kunagi oli see sama auto, mis ostsid paari tuhande euroga esindusest. Et ei ole enam see, ta on väga viisaka välimusega, ta on vastupidav, taskukohane, ta sobib ideaalselt pereautoks asja, minu meelest väga aus auto. Dacia ei ole enam see, mis ta kunagi oli. Minu jaoks on see auto kõige suurem üllataja, sellepärast, et see, mis ta mõne aastaga, millise suure arenguhüppe see teinud on, see on ikka meeletu. Ta annab ikkagi sihukest pigem seest viisakat vaibi, täitsa nagu isegi luksuslikumat nii-öelda, kui ma oleks oodanud. Tundub kõik sihuke suhteliselt vastupidav. Huvitav asi on see, et siin on isegi kohe automaatselt juba tehase poolt telefoni hoidja sees. Ruumikas mahutab hästi. Ees on ruumi, taga palju ruumi, praegu on istmed nii-öelda lükatud taha poole ja vaatame ka pagassi ära, kuidas siin on, see on alati oluline. Näe, ja siin on ka samamoodi pigem palju ruumi. Nii et minu jaoks kõige suurem üllataja ongi praegu olnud Dacia Peakster. Ja ega žüriisid nii-öelda nälga ka ei jäeta, siis Merekoho restoranis siin meil on meil väga mõnus rivi ette pandud, nii et bon appetit. Sisse, vaata see huvitav lahendus, soond on sees, siis tuleb ka kohe armatuurile pilt isegi. Mulle pilt just. Et sa saad põhimõtteliselt pöörde teha niimoodi, et sa vaatad tablood ja sa näed, mis peeglis toimub. Kiirus ka niimoodi just. Kiial veel vaatasime, et istme vent on täitsa tunda kohe, et hakkas puhuma, et korraks keegi mulle just ütles, et istme vent ei tohi enam uutel autodel puhuda, et jäävad seljad haigeks ja muud vead tulevad, aga sellel on ikka korralikult tunda istme venti. Ühed ilusamad võtmed, ma ütleks. Nagu oleks ennegi sõitnud. Olemegi oma ringiga ühele poole jõudnud. Nüüd hakkame autodest otsima, kus meil jäid GoPro'd, asjad. No ühesõnaga, väga meeleluks päev oli. Võtta oma sõnadega kokku, kuidas meil läks ja mis me tegime täna. Täna siis oli Eesti Autogala, Eesti auto ja Eesti roheauto sõidupäev, mis järjest nagu aasta-aastast hakkab domineerima on see, et põhikategooriasse ronib üha enam elektriautosid ja nii oligi, et 3 autot olid mõlemas kategoorias ja ega need Renault 5, Škoda Elroq ja Kia EV3, need ei ole veel ainukesed kategooriad, nad on ka veel rahvalemmikud ja disaini kategoorias, et siin on näha, et mingid autod ilmselt meeldivad nii žüriile kui vaatame siis, kuidas ka inimestele rohkem, sellepärast, et rahvahääletus veel ei ole käima läinud, aga Rock FMi kodulehel saab mingi hetk ka seda teha. Ja just. Ja millal nüüd on siis? Oli kas 20 november? 20 november. Ja ma ütlen olulise asja. Esimest korda Autogala ajaloos minge Swibi lehele, sest iga inimene saab osta pileti ja tulla ka koha peale. Pileteid on piiratud arv, nii et saab showst ka koha peal osa, mitte ainult ülekande vahendus. Võrreldes eelmise aastaga, kui palju oli siis nii-öelda sisepõlemismootoriga masinaid ja kui palju nüüd? Vist oli nii, et põhikategoorias siis oli 2 elektriautot, nüüd on juba 3, et mulle siin üks sõber kirjutas ka, et kuule, et kas varsti teete nagu sisepõlemismootorite kategooria, et ei tea, vaata, mis alternatiivkütuseid siin veel tuleb, et Eestis avati esimene vesinikutankla ka, et ega siin võib minna. Aga sealt ma kuulsin, et võib-olla saab vaid poole paagi kaupa saab kütust või mingi
jah, seal oli ka vist, et üks päev autod seisid, sest et ei saanud tankida, aga ütleme, et elekter hakkab juba nii igapäevaseks muutuma selle uute autode osas. Samal ajal turuosa vist viimastel andmetel kas 7 või 8 Eesti kogu automüügist, nii et ühtepidi on nagu tugevasti pildis, teistpidi veel niimoodi hurraaga päris, et ma arvan, et see murrang toimub siis, kui see turuosa kuskile 20-30 juurde. Ja kindlasti, just. Kuule, aga aitäh sulle, väga meeldiv. Külastage meid jälle. Just.